Tere õhtust! Täna on järjekordne Leena kohvik. Leena kohvikus kohtume üks kord kuus ja viimastel kordadel või tegelikult veebruarikuust alates, täna siis teist korda on meil Leena kohvikus kas siis Leena toetaja õppe juba lõpetanud osaleja või siis veel osalev spetsialist. Leina kohviku eesmärgiks on rääkida Leinast tegelikult avatult, ausalt. Lein on selline tihtipeale toores protsess, nii-öelda ürgne, tihtipeale segadust tekitav ja väga paljuski teema, millest ei julgeta rääkida. Aga meie murrame kõik need müüdid ja tabud ja räägime sellest, mis tegelikult on väga loomulik ja normaalne. Täna on meil külas Mart Martmaa, kes on nii Leina toetaja kui ka kogemusnõustaja ja tegelikult ka siin vahepeal veelgi sellise toreda ja väga olulise töökoha endale võtnud rolli. Ja Mart täna räägib meile lemmikloomast. Lemmiklooma Lein on üks väga olulisi teemasid, kellel on ise endal olnud väga lähedane suhe lemmikloomaga, siis mõistab seda. Ja kellel võib-olla nii lähedasi suhted ei ole olnud, siis ma soovitan väga huviga kuulata. Nii tööandjatel tegelikult kui ka siis üldse kõikidel inimestel, sõltumata nende rollist ja taustast. Aga palun, Mart. Ekraan on sinu. Aitäh sulle, Meeli, ilusa ja toreda sissejuhatuse eest. Minu nii-öelda see lugu, millest ma tahan rääkida, mis lugu ta on, tema on minu nii-öelda pikaaegne sõber ja truu kaaslane. Oli minu lemmikloom. Me ei leia kõigid sõnad. Nimi oli meil, hüüdnimeks oli tal Karu. Ja siis ma vaatan korra, kas ma saan panna siia pildi ka, et sellisena, nagu ma algul teda esimest korda elus nii-öelda siis, kui ma nägin ja kui ma siis endale võitsime, et kas see pilt ka jõudis siia ette teile praegu? Ja ilusti ees. Okei. Ja, et siis sellisena tuli ta meie perre. Et sellel ajal ma olin nüüd oma tolleaegse elukaaslase või praeguse naisega juba koos ja siis juhtus niisugune lugu, et ma ühes kohas, kuhu ma sõbra mootori viisin remonti, astusin bussist välja ja seal tuli kaks hästi suurt koera mulle vastu, suured ja karvased ja need avaldasid mul lihtsalt muret, et ma küsisin peremehe käest, et mis tõugu need loomad on, aga ega mul meelde ei jäänud ja siis, kui ma koju jõudsin tagasi, ma naisele rääkisin, et nägin niisuguseid vägevaid koeri ja mis oli, võtta jäänud meelde, helistasime tagasi ja küsisin uuesti üle selle mehe käest ja siis ta ütles, et tegemist oli Lõuna-Vene lambakoeraga. Ja siis panin interneti otsingusse sisse ja siis sealt ma leidsingi, et just oli pesakond selliseid Lõuna-Vene lambakoeri pakkumisse tulnud. Et selline on see nii-öelda ühtpidi võib võtta loo algus. Ja siin ma näitan teile järgmist pilti, et siis umbes aastaga oli sellest väiksest nunnust saanud niisugune mütakas, kellega me siis põhiliselt Kopli pargis Tallinnas ringi liikusime. No mis põhiliselt, ta oli mul igal pool kaasas, aga ma ütlen, et kui ma kodus olin, siis ma elasin tollel ajal Kopli pargi kõrval. Ja mina ei saa küll väita, et Kopli park oleks kuidagi hirmus või kriminaalne koht, et kõikide nende aastate jooksul mul ei olnud ühtegi probleemi mitte ühegi inimesega seal, kõik oli väga tore, sõbralik ja turvaline. Aga jah, et eks see tulenes ka võib-olla sellest, et mul oli selline kaaslane, kes siis ei provotseerinud nagu erinevaid olukordi, vaid pigem oli niisugune eskaleerinud. Ja veel, mis siin nii-öelda, et oligi selle koera võtmise juures oli veel selline eellugu ka,
et mulle räägiti, siis ma hakkasin uurima, et mis koeraga see tegu on, see lõunane lambakoer. Et siis ma hakkasin kuulma, et üks väga hirmus tõug on. Et kui mingi koer on kaukaaslasega võrreldav, et siis on see nagu lõunavene lambakoer. Ja siis ma selles mõttes nagu uurisin ja kutsusin endale sinna algul seda pesakonda kaasa veel vaatama nii-öelda ristiemade ühesõnaga, kellel oli kunagi olnud sihuke koer. Aga mida ma siis tookord nägin, seal oli see, et sellesama minu karu isa ja seal peres olid väiksed lapsed ja siis üks väike laps lihtsalt nõjatus selle koera najale niimoodi, nagu kahe käega niimoodi. Et siis ma vaatasin, et jah, et ei, see nüüd üks tõug nii hull ei ole, ühesõnaga, et lastesõbralik on ta ja või võib olla, tähendab, et nii ka minu koerast kasvas selles mõttes üles, või mul õnnetus üles kasvatada sõbralik koer, et ei olnud midagi hirmsat. Et ma vaatan, et mis mul siin mingi järgmistest piltidest tuleb, aga jah, ta kasvas nagu selles mõttes niisuguseks väga suureks, ma lihtsalt selle pildi paningi, et nagu võib-olla seda tema nagu massiivsust nagu kuidagi esile tuua, et see, noh, jah, istus siis tõesti televiisori nagu ära vaadata, et sealt eriti nagu midagi, siis tuli kõrvalt ümber viiluda. Ja siis ma panin siia veel ühe niisuguse pildi, et see on see, et ma algus proovisin olla niisugune korralik tõukoera pidaja, et ma käisin ka siis näitustel alguses ja siis noh, jah, ma ei ole nagu seda näituste usku tegelikult inimene eriti ja et ainuke positiivne asi, mis ma nagu näitustel nagu siis kogesin, noh, koer küll sai nüüd mingisuguseid õnne või medaleid seal, aga et mis minu jaoks oli nagu see, et siis positiivne oli see, et siis mul koer oli hästi korralikult nagu kammitud ja siin on nagu näha, et kui lumivalgeks ta siis muutub, et kui teda hästi hoolega nagu on ära kammitud. Et siis see oli nagu see positiivne pool sellest. Ja siis ta oli sihuke, ma ütleks, hinda ei ole täiesti täis kasvanud, et ma jaksasin teda sülle võtta, et ta oli sihuke 65 kilo. Kui ta mul vahepeal hiljem ülekaalune oli, siis ta oli juba üle 80. Et see on pärast, et siin me natuke toitumist muutsime, et siis saime natuke uuesti kergemaks lähe, et ta oli sihuke parras juurakas. Ja siis, kuna mul lapsi tollel ajal veel ei olnud, siis mul oli palju aega koeraga tegeleda, et siis ma käisin temaga ka koeratrennides erinevates ja siin siis parasjagu oleme ühes trennis ja ületame ühte sellist takistust. Ja noh, ega talle kõik ülesanded nii väga ei meeldinud ja siis see roomamisülesanne oli niisuguse võrgu alt ja siis ma pidin olema talle seltsiks ja demonstreerima talle, kui tore on sealt alt läbi roomata, et me oleme niimoodi koos roomama ja siis ta võib muga neid asju ju kaasa teha. Et tegemist oli ikkagi valvekoeraga ja et kui peremees tahtis koer temaga mängiks, siis kui ma talle mingit paigast või palli viskasin, siis 2 korda tõi ära ja 3. korral ta tõi ära, ta vaatas mulle siukse näoga otsa, et kuule, et ma mängisin sinuga, et aitab küll, et ma pean nüüd valvama. Et tal oli nagu selles mõttes, et kui on võtta mingi saksa lambakoer võrdluseks, et siis sellega on nii, et peremees võib visata omal käe otsast ära, aga koer ära ei väsi, et ikka toob palli tagasi, aga temal oli jah, et 2 kasukas seljas ja siis ta eriti nagu ei viitsinud. Selle lumepildiga mul tuleb siit veel meelde see, et ega tema hakkas selles mõttes tavalise koera moodi käituma alates -5, -5, -10. Et siis ta oli siukses erksaks, ta oli nagu, muidu ta oli siuke hästi passiivne ja rahulik, et see temperatuur oli lihtsalt tema jaoks niivõrd palju muidu siuke soe, et siis ta oli pigem hästi vaosõetud ja rahulik. Siit on veel üks pilt sellest ajast, kui ma siis piirivalves töötasin, et mis ma selle pildi panin, et mul meelest ei läheks jutustada sellist lugu, kuidas ma selle koera võtsin, siis mulle öeldi, et hästi oluline on tema sotsialiseerumine. See tähendab seda, et ta pidi olema, mulle öeldi lausa niimoodi, et 2 aastat ta peab olema sul kogu aeg jala kõrval, kui sa tahad head koera saada, et ta siis harjuks inimeste ja olukordadega ja et ta oleks väga sotsialiseeritud.
ja noh, nii ma vahel olen osad asjadega väga põhjalik, et siis ma nii ka tegin, et siis kui ma võtsin tast, oli see väike nunnu kutsikas seal korvis, siis esimese pildi peal oli ja kui ma tast töö juurde kaasa võtsin, noh, siis muidugi keegi ei saanud öelda, et noh, kus sa kurat oma koeraga tuled, sest ta oli nii nunnu. Ja lihtsalt aastaga sai temast selline voolakas, aga siis oli kõik kogu aeg harjunud sellega, et ta oli mul kaasas ja sellest ei olnud üldse mingit probleemi. Nii et ta oli muidugi selles mõttes tohutu abiline mulle töö juures, et ta oli väga hea nagu stressimaandaja, et ma vahepeal pidin temaga väljas käima ja siis need väiksed pausid, kui ma võtsin, et kui teised mehed käivad vahel suitsupausil, et siis mina käisin lihtsalt koeraga korra vahepeal väljas ja siis kõik need pinged ja asjad, mis olid, et aitas hästi leevendada. Samas, kui ma teiste inimeste kabinettides käisin, et siis ta oli ka sihuke, tõi ka inimestele korraks üks hoopis teise mulje, muheduse ja naeratuse näol, et oli sihuke hea teraapiakoer, võiks siis nüüd tollel ajal ma nii ei osanud seda öelda, aga ta mõjus teraapiliselt. Et ta oli selline jah, pisut sihuke müstiline tegelane, et ta see üleni valge ja siis see must nina, et siis ja seal esimese või tähendab teise pildi peal, kus algul oli see, kus me seal pargis olime, et siis oligi see selline periood tema elus, kus need juuksed olid tal nii hullusti kasvasid silmade peal ja ta samal ajal ei näinud piisavalt sealt välja, sest ta vahel jooksis mul mõne kiviromaka otsa või peaga vastu puud, nii et ma isegi olin mures ja käisin temaga silmaarsti juures. See on ka sihuke markantne lugu jälle, kus oli veel krooniaeg ja siis tükk aega tuli seda Soomest tulevat silmaarsti oodata ja siis lõpptulemus oli see, et küsiti minust, et no mis te ise arvate, et kas võib nagu juukseid koera silme eest ära lõigata või mitte. siis ma ei tulnud siia arvama, ma tulin siia vastust saama. Et lihtsalt need linnalegendid rääkisid ühte asja, et kui ära lõigata, et siis koer võib pimedaks jääda. ei noh, silmaehitus on täpselt sama, mis saksa lambakoeral, ainult ühel on nagu peakarvane ja teisel ei ole, et pole päike ja tuul midagi silma all halba teinud ja siis see nali vist läks mul tollel ajal, kui ma õieti mäletan, kas 400 krooni vist maksma, et ma jätsin 500, võtsin ruttu, ma 100 ära läksin välja. et selles mõttes nagu ja, et siis vahepeal jah, kandis ta tutti mul peas ja siis hiljem ma lõikasin tal lihtsalt sealt silme eest seda juuksed natuke vähemaks, et tal oleks natuke parem väljavaade. Ja siin on siis niisugune jälle talvine pilt, et kus karu oli meil omas elemendis, ta oli hea ja mõnus olla ja see, kuna ta oli lastega väga sõbralik ja turvaline, mul oli selles mõttes siis ma kasutasin teda ka koera kelgurakendina, et ta vedas siis last koos turvahelliga kelgu peal järgi. Et mis mul veel tuleb selline lugu meelde just, et kuna mul oli räägitud, et ikkagi, et noh, ohtlik koer. Et siis esimene kord, kui ma oma esimest last siis koerale näitasin, et tegin auto ukse natukene irvakile ja laps oli autos siis turvahällis, et mul koer sai natuke nina sealt ukse vahelt nagu juba sisse hakata panema ja siis noh, ma niimoodi igaks juhuks olin valmis kohe, kui on vaja, noh, vajutan ukse kinni, et ei pääseks. Ja siis koer paneb nina sinna lapse juurde ja saba hakkab lippuma. Ma lõin ukse täitsa lahti. Et lihtsalt see, noh, ma ütlengi, kes on siis geneetiline lõhnakood või mis iganes, siis koer nagu lõhnast, noh, tema oli sihuke lõhna peale, kuna tal juuksed olid nii palju silmade ees, siis et see on oma. Et siis mul oli nagu ja et ei olnud mitte mingit probleemi, et noh, lapsed kiskusid teda vuntsidest või kus iganes, ühesõnaga, et ta nagu jah, oli sihuke selles mõttes. Ja mis mul praegu tuleb veel meelde, et kuidas tal olid oma mänguasjad ja ta suutis väga hästi vahet teha, et ta laste mänguasju ei puutunud. et talle võisid küll mingid asjad nii-öelda meeldida, piiksuga mänguasja, aga ta väga täpselt sai aru ja teadis, et mis on tema omad ja mis ei ole tema omad, et ta nagu selles mõttes oli nagu see tunnetus ja oli tal paigas. Ja muidugi, mis ma veel kohta nii-öelda tuleb praegu meelde, oli see, et ta oli ma ise ütlesin tema kohta, et ta oli sihuke kassi iseloomuga koer. Et ta oli hästi nagu isepäine, et ta sai väga hästi iseendaga nagu
hakkama, et oskas ise otsuseid vastu võtta, et temal ei olnud seda peremeest nii-öelda kogu aja vaja. Et selles mõttes jah. Nüüd ma olen sellest hästi palju rääkinud, ma korra vaatan ja küsin, et kas me oleme täna kolmekesi siin. Ja, et ma tean, et Meelil on endal olemas oma koer, lemmikloom nii-öelda siis, et kas Irmal ka on omal lemmiklooma või koer olnud? Hetkel on mul kass, et ta on juba päris vana, ta on tütrekass, aga mul oli koer ja. Oli koer? Jah. Okei. Ja, et nüüd ma olen selle nii-öelda kõik selle ilusa loo nagu ära rääkinud, eks mul on neid seoseid ja asju on hästi palju veel, mida nii-öelda võiksin jutustada ja rääkida. Aga kuna meil täna on see leinateemaline päev, et siis, et kõik see nii-öelda meie kooselu oli kokku 13 aastat nii-öelda. Et see oli veel piisavalt pikk aeg, et tegelikult ei olnud enam tegu mitte ausalt öeldes lemmikloomaga, vaid tegelikult tegu oli pereliikmega. Ja siis, et siis ongi niimoodi, et kuidas kellelegi, et mõnele inimesele on tema lähedase kaotus väga raske või avaldab nii-öelda leina mõju. Aga ma tänases selles loos nagu tahangi välja tuua, et samamoodi võib olla siis kellegi lemmikloom, et kas minu puhul hetkel on see koer, aga see võib olla ka kellegi jaoks hamster või hiir, et mis on selles mõttes väga nii-öelda hingelähedaselt seotud, kellega on nagu hea usalduslik suhe. Et kui ma veel mõtlen samamoodi karu peale, et kus see usalduslik suhe nagu tuleb või et mida selle koera kaotus või temast ilmajäämine põhjustab, et mis see nagu, kus see tunne nagu tuleb, et ma arvan, et ta oli ikkagi nii-öelda valve- ja kaitsekoer, et see, mida tema suutis nagu pakkuda, oli sõna otseses mõttes turvatunne. Aga et ma pean jälle veel rohkem nagu tagasi minema ajas, et kus see minu jaoks selles mõttes niivõrd suur või see leim või kaotuse tunnetus nii-öelda tuleb või on pärit, et siis ma pean minema tegelikult tagasi nagu oma lapsepõlve, et mul oli selline lugu, et kui ma olin kuskil, ma ei tea, 2,5–3 aasta vanune, et siis meil peres oli üks ka hästi karvane koer, et miks ma selle karu omale võtsin, et ju see sellepärast tuligi, et kui ma seda nägin, tuli mul see lapsepõlves see soe mälestus nii-öelda meelde. Et miks ma sellist karvast koera just nagu nii, kuidas see mind nii kõnetas, et ma just hakkasin nii seda otsima tollel hetkel. Ja selle lapsepõlvekoera nimi oli Tommi. Ja temaga juhtus niisugune lugu, et elasime ühes kohas maal Võsu kandis. Ja siis külakoerad said kähriku jälje kätte, hakkasid kährikut taga ajama, siis nad said selle kähriku kuskil metsa ääres kätte ja siis nad rappisid teda ja murdsid ta maha. Ja siis tollel ajal oli väga levinud selline hull haigus nagu marutaud. Ja siis kui loomaarstiga helistati, öeldi, et sihuke asi juhtus, et siis loomaarst ütles, et oleks vaja nagu selle kähriku pea tuua, et siis saaks proovi võtta, et kas sealt peast, kas on marutavi või ei ole. Ja siis, kui mindi sinna metsa äärde seda kähriku laipa otsima, siis kährikud on ülihead simulandid, et kährik oli hoopis metsa minema jooksnud, et eestlased on surnud. Aga kurb lugu oli selles see, et siis külainimesed ei teadnud, et kas nende koerad said selle marutuve nakkuse endale külge või mitte. Ja siis kui ma oma isa käest küsisin, et miks siis Tommil magama siis eutaneeriti, et miks seda tehti, et siis ta mulle seletas hiljem,
et see oli lihtsalt see, et meil oli peres meil 2 väikest last, mina ja mu õde ja tollel ajal see marunutaud oli niivõrd palju levinud, et oli hull haigus, et ta ütles, et pool aastat koera nagu kuskil kinnises puuris pidada ja et väiksed lapsed mingil juhul temaga kokku ei puutuks, et see oleks olnud nagu nii suur risk, et ta nii-öelda laste turvalisuse huvides otsustas, et mõistlikum on kohe nii-öelda siis magama panna või eutaneerida. Ja aga mida see minu jaoks tähendas tollel ajal oli see, et mulle, ma küll täpselt ei mäleta, kuidas isa mulle seda seletas, aga ma olin sellest nii-öelda teadlik, et magama panemine tähendab tema surmamist nii-öelda. Ja siis, et mina kaotasin tollel hetkel oma sõbra. Et see oli nagu selles mõttes sihuke asi, mis mul nüüd alles mingisugune, ütlen pool aastat või aasta aega tagasi ma nagu jõudsin endast selleni, et mis tollel hetkel nagu minuga nagu juhtus või et mis ma kaotasin. Ta oli minu sõber tollel hetkel. Et ta vahel jooksis mind pikali ja mängis ja müras, aga see oli meie mäng. Ja siis et see on see sihuke üks minu nendest lapsepõlve valusatest leinakohtadest, et mis nagu lemmikloomaga on seotud. Ja nüüd tulles nüüd selle karu juurde, et siis, et temaga seoses ka, et kui ta mul siin juba 12 aastat vana oli ja 13. poole tüüris, et siis tegelikult oli nii, et ta oli niivõrd suur koer, et nagu mulle hiljem on öeldud, et jah, et iga aasta nii suure koera kohta, mis on üle 8 aasta, on nagu kingitus, et selle koha pealt tal nagu oli hea tervis ja pidas hästi vastu. Aga lõpus tal see tervis läks kehvaks ja nagu minu ots enam ei tahtnud enam püsti püsida ja siis see oli isegi niimoodi, et ta kas 2 või korral ma hetkel võin eksida, et kus ta läks tegelikult kodust ära surema, et siin maal elan ja ma seda maadsin piisavalt, et kuhu ta oli nagu minna, et siis ta lihtsalt võttis kätte, ma ütlen nagu kass, et läheb kodust ära surema. Ja siis ma olin nii palju paha peremees, et ma läksin teinud ikka koju tagasi. Pidin otsima, nagu ma ta üles leidsin, ja siis jälle tõin ta koju tagasi. Et siis oli nagu selline, nii-öelda sihuke moment, et kui üks isana, sihuke suur alfaisane, kes on terve elu olnud ülivõimas, ühesõnaga, et nagu ükskõik, mis teine koer tuleb talle vastu ja et kui see piisavalt sirge seljaga julgeb seista, siis minnakse mõõtu võtma, et kes siis on nagu see nii-öelda peremees või kes siin seisab ühesõnaga, et siis ja kui ta ükskord nagu tajub, et ta enam ei ole nii, et ta ei kanna oma rolli välja, et siis ta lihtsalt võtab kätte ja läheb ära. Et sihuke, et selline sihuke omaette väärikas otsus nagu. Ja siis mõtled, et ma peremehena nagu ma ikka tõin ta koju tagasi, et turvud sinna kukutasin üles. Ja läks vahepeal paremaks ja siis jälle ja lõpuks siis kõige lõpus, et siis oligi, et kuna tal nii suur kasuks ja karv, et siis kuna tal ei saanud enam püsti ennast leida, siis tal mingi kas hotspot või ütleme nagu lamatise moodi mingisugused laigud. Ja kui sinna siis mingid vaglad veel tulevad, et siis see asi läheb nagu nii karmiks ja näed, et loomal on piin. Et mis sa siis nagu teed ja siis ennegi loomaarsti juures tema käinud, siis helistasin loomaarstile ja ta ütles, et ma ikka võin äkki tulla, sest ta parasjagu tulla ei saa. Ja siis tõstsin omal siis selle karu ilusti masina peale ja siis sõitsin sinna loomakliiniku juurde ja siis läksin sisse ja siis loomaarst ütles, et ma sisse tooks, ma äkki tulete ikka välja vaatama, et kas on nagu vaja, ühesõnaga, et siis tuleb välja, sest ta sai aru, milles asi on. Ja siis arutasime korra seda eutaneerimise asja, siis ta küsima, kas äkki
äkki ma tahan nagu enne pereliikmetega veel nagu konsulteerida või rääkida. Ja siis ma ütlesin selle peale, et ei, ja see oli selline otsus, et see ei ole meeldiv otsus, aga samas kuskil mul on nagu see asi, et ei ole vaja teistega või teistele seda rasket otsuse tegemist nagu panna, et tuleb ise see ära kanda. Et selline moment. Ja siis olles sealsamas selle protsessi juures nii-öelda, kus siis lapsepõlvest tean, et koer pandi magama, et süstiti nii-öelda surnuks. Aga et siis, kuidas see tänapäeval käib, ega ma ei tea, kuidas see tollal lapsepõlves täpselt käis, aga tänapäeval see protsess iseenesest näeb sedasi välja, et kõigepealt siis loom uinutatakse ja siis iseenesest põhimõtteliselt on võimalik see protsessi ka peatada. Et nagu need mõtted seal samas kõrval juures seistes, et kas see on ikka nüüd õige või et veel saaks nagu elu hoida või et ja siis on nagu see koht, et kus ütledki sõbrale, et okei, et nüüd sul on aeg minna. Et oled olnud tubli kaaslane. Ja lasta nagu minna. Ja et see on nagu see üks osa sellest leina protsessist, et lasta tal seal minna. Ja siis ka pärast, et tulla koju taga. Et siis ka teistele pereliikmetele see olukord nagu ette tuua ja näidata. Et koos lastega siis haud kaevata ja maha võtta. Et ka laste ees oma pisaraid siis mitte varjata. Et see on ka nagu selline koht, et nagu on koer see alfaisane perekaitsjal ja on nagu mehe asi olla see nii-öelda alfaisane ja perekaitsja ja samas on kuskilt maalt ka haavatav ja nõrk. Et kõigest nagu muidu nagu katsumustest läbi minna. Aga siis mõni asi on nagu selline, mis nagu tõsiselt teeb haiget või lõikab hinge. Et siis selline protsess nagu ja mis muidugi ma ise olen nagu südamelt on nagu väga õige, et lastega tulebki nagu selles mõttes olla nagu aus ja näidata, et mis nagu toimub selles mõttes, et üks asi on see lähedase looma surm ja teine asi on siis see, et ka mis meis inimestes endas nagu see kaotus nagu kaasa toob, et see on niisugune protsess, et millega üks päev me kõik nagu puutume kokku oma lähedaste kaotustega, et kas on siis lemmikloom või on see siis üks päev lapsevanem, kelle laps kaotab, et või mõni vanaisa või vanaema või kuskilt maalt ka kunagi sõber
või elukaaslased. Et need kaotused käivad selles mõttes sellised eluga kaasa, nad on elu üks paratamatus ja normaalsus. Et kõik see on selle elukaare üks osa nii-öelda, et see sünd on hästi tore ja normaalne. Ja siis surm, et see on täpselt sama normaalne. Et kas see tore on, et siis seda ei saa nagu öelda, et see tore oleks, aga ta on täpselt sama loomulik ja samas just tore, aga vajalik selles mõttes, et kui ükskord saabub surm, et siis kõikidelt haigetelt see viib nende vahud ja piinad, et ta nagu vabastab. Et see on üks nii-öelda siis see pääsetee nendele, kes siit ilmast nagu lahkuvad, et sellised mõtted praegu. Hea meelega kuulaks korra, mida teised osalised meil nagu oskavad siin selle kohta kaasa öelda või rääkida või Irma, sa ütlesid, et sul oli ka koer, et kuidas sinul selle koeraga tema ärasaatmine näiteks mõjus või oli? Ja mul oli ka koer ja ta elas 12-aastaseks ja no mul oli pikakarvaline taks. Ja ta oli ikka selles mõttes nagu päris hull on. Kui ta oli noor on ju, et siis ta nagu reaalselt on ju kõikidele tuttavatele väga meeldib see lugu on ju. Kui ma räägin alati selle loo on ju, kuidas mul taks reaalselt on ju nurgadiivanisse ehitas uru. Iga õhtu, kui ma tulin koju töölt on ju, olid porolooni tükid jälle maas, urg oli jälle suurem on ju. Ja siis, kui ta lõpuks selle uru sai nagu nii suureks, et ta sai sinna magama minna on ju, siis oli rahu majas. Ja ühesõnaga ja ma täiesti loobusin, mõtlesin ka, et mul ei ole mõtet uut diivanit osta on ju. Ja see oli nagu aastaid, see diivan oligi on ju, siis ta sai seal magada on ju. No, ja nii oli on ju. Et sihuke tegelane oli mul ja. Aga jah, selle tema lahkumisega, et sellega on nagu, see on nagu sihuke väga komplitseeritud lugu minu jaoks. Et noh, eks mul aeg-ajalt ka tuleb ikka nagu selliseid enesesüüdistusi, sest tegelikult see on seotud mul tütrega. Ja noh, tegelikult jah, algselt üldse see koer saigi võetud ju tütre jaoks on ju. Et tütar nagu väga tahtis omale lemmiklooma ja noh, ja hiljem tuli siis kass on ju. Ja noh, kassiga nad elasid ka on ju, et kui keegi küsis on ju, et kuidas koer ja kass läbi saavad on ju. Ma ütlesingi, et täpselt nagu koer ja kass on ju. Et ongi jah, et mõlemad olid ikka nagu päris suured pätid tegelikult on ju, pahandust tegid hästi palju on ju. Ja noh, näiteks, et kraanikausi all, mis oli prügikast on ju, seal on tegid koostööd. Et kui mina näiteks, et läksin kodunt ära on ju, kass sai selle ukse kuidagi lahti on ju, ega kass ei kaevanud seal, koer kaevas seal. Et ühesõnaga neil koostöö toimis on ju, aga samas jällegi jah, et kui ma kassi kiusasin või karistasin on ju, et siis jällegi koer hakkas seda korrale kutsuma on ju. Et ühesõnaga, et mingi selline asi, aga jah, et aga selle lahkumisega, et mul koeral oli rinnanäärmekasvaja oli ja alguses me ei saanudki nagu aru, aga see läks nagu päris ruttu, läks hästi suureks. Ja nii, et noh, et tegelikult jah, tal oli nagu ikkagi nagu suht valus oli see juba on ju. Ja noh, ja siis õde ütles ka, et mis me koera piiname, et siis me tegime ka talle eutanaasia. Aga sellega oligi see lugu, et miks ta on nagu hästi-hästi komplitseeritud. Et ma ei suutnud seda ise teha. Ja mul tütar oli 19 ja me arutasime seda tütrega ja tütar ütles, et tal ei ole probleemi seda teha on ju. Et oligi nagu hästi täiskasvanuna tundis ennast on ju. Ja kõik nagu läks koeraga sinna, noh, meil on see loomakliinik oli hästi lähedal ka on ju.
ja läks koeraga sinna ja ja siis oligi koera kõrval seal ja nii edasi, aga miks ta nagu komplitseerib, ongi see, et miks ma nagu hästi nagu ennast süüdistan, et peale seda 3 aastat või 3 nädalat hiljem lahkus mu tütar ja ma nagu nii hästi, nii väga nagu et eks mul aeg-ajalt ka vahel tuleb nagu seda enesesüüdistamist ikka onju ja ma nagu süüdistan nagu ennast selles, et miks ma lasin seda tütrel teha onju, et miks ma nii nõrk olin onju, et miks ma seda ise ei suutnud teha. Ja ja siis ma nagu mõtlen nagu ka seda onju, et tegelikult tead, et et kuna mul tütre lahkumine tuli ju nii ruttu tuli peale, et ega ma tegelikult ju seda leina tegelikult ma ju ei elanud või ei elanudki läbi onju. Et kuidagi nagu, ma ei tea. Et ma olen jah, et Ja, nagu selline kogemus nagu, või et kuidagi nagu on jah, et vaata, et lemmikloom jah, et nagu mõistusega saad aru, onju, et on ju kergem, eks ole, jah, et tal endal on ju kergem, onju, et lasta tal lihtsalt minna, onju, aga süda on nagu see, onju, mis nagu tõrgub nagu tegelikult ju lahti laskmast. et ma olen täitsa nõus, et see ongi selline väga raske selles mõttes sellise otsuse tegemine, et see on ka üks põhjus, miks ma selle teema nagu täna nii-öelda välja tõin, et, et jah, et mul on nii-öelda lapsepõlves oli veel, oli ka rott kunagi omal ajal ja siis ma mõtlen selle peale, et mõne inimese jaoks tähendab rott seda, et näeb ja kargab tooli peal püsti ja hakkab karjuma, aga minul oli see rott, samamoodi ta oli mu igal pool kogu aeg kaasas, ma sõitsin jalgrattaga ringi, et siis ta oli mul krae vahelt niimoodi, vaatas peaga siit välja niimoodi roti pea ja siis me niimoodi ringi kihutasime, et selles mõttes, et need on nagu siuksed isiklikud sidemed nagu hästi lähedased, et loomadega, et tihtipeale nad võivad ka olla veel lähedasemad kui teiste inimestega, sest tavaliselt lemmikloomadel on niisugune jaamadus, et nad kuulavad meid alati ära ja nad ei vaidle vastu eriti. Ja vahel ka vaidlevad oma tegudega küll vastu, aga et see nüüd jah, või ei kuula sõna või et ütled, et tule siia, et siis vaata ei tule. Et see oli selle koera tõu puhul nagu, et kuna ta oli jah valvekoer, et siis ta allus hästi, ma tegin temaga nagu väga palju selles mõttes noorest peast trenni, et ma käisin temaga kuuletuskoolitustel ja asjadele, et sellepärast oli ka mul võib-olla niivõrd hea koer, et ta allus mulle, aga ma teadsin ka seda, et see allumise piir on 3 meetrit. Et kui ta sellest välja läks, et siis ta hakkas juba, oli iseseisval režiimil, et jah, kui oli 3 meetri raadiuses, siis ta tuli ilusti mulle kõrvale ja ilusti kõik oli väga okei ja aga et kui ta juba kaugemale oma tegemisi läks, et siis ma võisin teda hüüda ja kalendri pealt mul isa naeris, et aega vaadata, et millal koer mul tagasi jõuab. Et see oli selles mõttes siuksed jah. Ja ta tuli küll, ta lihtsalt oma tahtsid ära teha ja käia nuuskida, et siis muidugi ta tuli. Et jah, et selles mõttes jah. Ja eks ta tegi meil pättust ka siin, kuigi palju me peame maal kanu ja siis ta, vaat nende kanadega tal oli sedasi, et ta suutis neid nagu taluda, aga kord aastal ta sõitis nagu katus nende kanade peale ära. Küll ma mäletan, et naine, et nii nunnu, et koer magas õues seal ja kanad jalutasid ringi meil õue. Üks topsas teda vastu nina, nii nunnu, et ja paar päeva mööda siis jälle mõned kanad maha tõmmatud, et lihtsalt katus sõitis ära nende kanade peale ja siis ta natuke rappis meil nüüd ja siis see oli muidugi siuke meil konflikti koht, et jah, aga mis sa teed? Et jah, olime eriarvamustel nendes asjades ja siis jälle oli paremini. Et eks ta niimoodi ole. Ja Meeli käest ei ole küsinud, et ma tean, et sul praegust on koer, aga et kas sul varem on ka olnud koera või mõnda muud looma sedasi, et jälle ärasaatmise juures sa oled pidanud ja nagu olema?
no neid loomi on tegelikult meil peres hästi palju olnud, mul ema kogu aeg korjas kokku kodutuid loomi ja vanasti oli neid ju iga nurga peal, tegelikult oli ju karjad ja viisi, kes lahtiselt liikusid, selles mõttes me kogu aeg oli väga tihe graafik oli. Et aga enda loomadest minu koer on üles kasvanud kassiga. Kass oli ennem teda. Ma mäletan, kuidasmoodi kass, ega ma kassi endale ei tahtnud sellel ajaperioodil, ühtegi looma ei tahtnud endale, siis mul sõber toitis vanalinnas kassikarja. Ja siis mina töötasin siis või noh, olin siis vabatahtlik loomakaitses ja käisin siis sõbrale näitamas, et kuidasmoodi kassi kinni püüda. Noh, nagu hästi teoreetiliselt, et noh, need on mõistlik nagu ära kastreerida ja steriliseerida, seepärast muidu toitmine jällegi toetab seda, et nad paljunevad ja noh, see on, kui kasvab ja kasvab see probleem. Ja siis no lihtsalt niiviisi näitasin, eks ju, ilma mitte mingisuguse soovi ootuseta, et mõni kass mulle pihku jääb, need olid kõik metsikud kassid. Seal oli üks kass, ma mäletan seda hetke. Noh, et vaata, nii püüad kassi kinni ja siis vaatan, no ongi siin, eks ju. Siis oli nagu väike ots, et okei, ma panen sülle, ma lasen lahti, äkki jookseb minema. Ma mäletan seda, ma polnud üldse valmis, et ta jääb minu juurde. Ja siis panen sülle, vaatan, ei kuhugi. Ja siis ma võtsin ta kaasa, mis ma temaga teha sain. Ja siis ta oli hästi pisikene oli. Aga noh, ta oli ikka selline, et eks ta ilmselt, noh, ta oli kassipoeg oli, aga ta ilmselt ei saanud süüa piisavalt ja selline nõrk oli. Ja siis ma mäletan, kuidas ta oli mul voodis, oli niiviisi. Aha, nii liivakast, nii, panin ta liivakasti. Aha, kõik tehtud nii. Ta ise ei jaksanud liikuda. Nii see alguse meil sai, eks ju. Et igavene selline fruktkass oli väga tugeva iseloomuga. Et küll ta ajas mu laste karvaseid jalgu taga ja siis, kui poiss vanem oli, poiss jooksis mööda korterit, kass hüppas järgi. Tegi igasuguseid asju tegi. Aga temaga oli, et kui sa eutanaasiast räägid, siis meil tänaseks vist juba 2 aastat tagasi äkki või. Aeg läheb nii, nagu ta läheb. Siis muidu selline hästi mänguline, ta just mingi nädal aega ennem oli mänginud, nagu teed väike kassipoeg, eks ju. Ja kuidagi järsult kukkus ära. Ja siis ma mäletan, et ma läksin temaga arsti juurde. Ja arst vaatas mulle otsa ja ütles, et te kindlasti olete mõelnud eutanaasia peale. Ma olin nagu, mis mõttes? Jumalast eluterve kass, eks ju, ta oli ka selline 12-13. Et noh, ma kujutasin ette, et kuni 18. eluaastane ta võiks nagu elada ja et selline noh, umbes nii, et kui on ikkagi hästi vana, hästi põdur, et siis sureb ära. Ei olnud selleks ettevalmistust. Ja siis ma tõin kassi veel koju tagasi. Ja no, psühholoogiliselt on ikka väga keeruline. Väga keeruline on, noh, minul oli väga keeruline teha see otsus. Et nüüd on kõik, ma ei kujutanud üldse ettegi, kuidas moodi saab niiviisi olla, et ühel hetkel ta on olemas ja teisel hetkel ei ole ja mina pean otsustama ja kuidagi hästi raske oli. Ja kuidagi, kui sa oled nagu seal sees ka veel kõik see lootus, et äkki tal läheb paremaks, äkki tilguti, noh, ta oli torudega, toitsin teda veel, eks ju. Äkki läheb paremaks. Et see on ikka päris jõhker. Ja siis ikkagi tuli see otsus, et tuleb ikkagi eutanaasia teha. Ja siis me olime mul keskmise poega, läksime temaga siis koos arsti juurde ja olime siis tema juures senikaua, kuni ta ära suri. Kõige vanem poeg oli Eestist ära, teda me ei jõudnudki tagasi oodata, et ma natukene nagu lootsin ja ootasin, et äkki ta ikkagi jõuab ka tagasi koju, jõuab ka hüvasti jätta. Aga tema ei jõudnud. Ja väike poiss oli selline üllatav, et noh, kui mina ikkagi tean, et lapse lein, et lapse kõik see hüvasti jätta, kõik tuleb ära teha, eks ju, siis ma ütlesin oma väiksele lapsele või nooremale lapsele, et nüüd on niiviisi, me viime kassi haiglasse, et nüüd on kõik, eks ju, ta on nii haige, nüüd ta sureb ära ja tule ütle talle siis hüvasti head aega ja laps vaatab mulle otsa, ütleb, et ei. Mina ei taha tulla, mina ei taha temaga niiviisi hüvasti jätta. Ja siis okei, no mis sa teed, laps paneb piiri paika, et kuidas on, kuidas moodi tema tahab, siis tuleb austada. Ja siis ta hiljem mulle rääkis ka, et tema tahtis mäletada kassi sellisena, nagu ta oli. Et tal oleksid kassist head mälestused. Kuulen ja mõtlen, et tark laps. Et noh, kuidagi väga teadlik otsus selles mõttes. Ja nagu läbimõeldud, eks ju, et kuidagi väga selline, no ühesõnaga üllatav oli. Ja muidugi laps on ka selline nutikas, et mina elasin tohutult üle.
aga mul keskmine poeg samamoodi oli hästi emotsionaalne. Ja siis, kui mul kuidagi emotsioonid hakkasid nagu vaibuma, siis ma mäletan, jalutasime lapsega ja laps vaatab mulle otsa ja kõige noorem laps, et noh, ma vaatan, et sa enam nii palju ei nuta. Ja siis ütleb, ma võiks nüüd uue kassi võtta. Ma olen kogu elu kassiga üles kasvanud. Siis jällegi, aga noh, mida see näitab, eks ju, et kuidasmoodi laps ikkagi näeb ja jälgib, et kuidasmoodi ka lapsevanem toime tuleb ja millal rääkida ja nii edasi. Et kui peened need mustrid tegelikult on. Et kui oluline on see ikkagi sõnastada ja ka välja öelda, eks ju. Et jah, ma nutan ja ma olengi kurb, eks ju, ja see on väga okei, aga noh, samas, et minuga on kõik okei. Et ma tulen sellega toime. Et meil oli selline lugu nii, et kui sa rääkisid oma koerast ja ka eutanaasiast, et siis tahes-tahtmata need emotsioonid ikkagi tulevad ülesse. Et kuidagi selline keeruline periood oli siis. Aga jällegi, noh, et see võimalus, et meil on võimalus eutanaasiat teha lemmikloomale, et siis, kui ta on haige ja piinleb, ma arvan, et see on üks väga-väga oluline võimalus. Ja muidugi seal juures olla ja ka talle head aega öelda või, aga seal on ka piir, eks ju, et kui ma ei ole seda võimeline tegema. Et siis ma lihtsalt ei ole võimeline, nii nagu mul lapski pani piiri paika. Ja, Aga jah. et selles mõttes jah, et just, et me nii-öelda, et hea on, et meil on see nagu võimalus olemas, et saame nii-öelda loomade suhtes olla armulikud. Mul see järgmine on nagu see, et mul isa nagu vähki haigestus ja siis, et siis oli see võrdlusmoment just, et nagu, et inimeste suhtes me ei saa olla nii armulised. Et noh, Eestis seadusandlusega lähtuvalt, et kui inimene tahaks nagu siis nendest valudest ja piinadest ära. Et inimestel on küll õnneks on nii-öelda valuvaigistid erinevad, et kuni nii-öelda morfiini välja nii-öelda, et on võimalik neid valusid nii-öelda leevendada. Et see on nagu nii-öelda see positiivne, noh, selle halva asja juures jah, või noh, nii-öelda see diagnoos sealt, et mis tuli nii-öelda, et toetab valuravi, et ma pole midagi ilusamat ja julmemat sõnastust nagu kuulnud selles mõttes, et kus nagu midagi ei ole enam nagu tegelikult võimalik inimese, ütleme, tervisliku seisundi paremaks pööramiseks teha. Et selles mõttes ja selle aktsepteerimine nii-öelda, et see on ka siuke omaette protsess, et kui palju mõtteid nagu seal selle teemaga just mõtlesin võrdluseks, et noh, et kui me loomaga saame ja tohime olla nii-öelda armulikud ja et inimeste puhul seda võimalust ei ole. Ma ei saa ka muidugi öelda, et kas see oleks ka õige, et kas see eutanaasia nii-öelda inimeste puhul on õige või ei ole. Ma ei taha hinnangut siin üldse anda, et see on nagu nii jälle isiklik ja raske teema, et ja samamoodi ka see looma eutaneerimise puhul ka, et noh, mõtlen endale see mõte seal 2 süsti vahel nii-öelda või noh, ütleme uinutamise ja siis selle ja siis nende viimaste, mis nagu siis südame seiskavad, et see mõte, et kas seda protsessi veel peatada. Et jah, et ma mõtlen, et noh, mul eneseõigustuseks või nojah, et või noh, mõtlen just, et see, kui koer enne tegelikult läks 2 või 3 korda ära surema, ühesõnaga, et siis noh, et ütleme, et see aitas mul seda otsust nagu lihtsamini langetada, et see on nagu õige või okei, aga ega see noh, need tunded nii-öelda sellel hetkel, et ei ole sihukest, et see on nüüd 100% õige otsus. Et ei saa, et see teeks nagu kuidagi hea meelega sellist asja, et isegi tahad küll head teisele, aga et seda otsust ei tee hea meelega. Isegi teise loomale sõbra heaks. Et see on sihuke väga, et siis ja ausalt öeldes ma ei arvanud, et mul seda täna on nii raske rääkida, kui mul vahepeal oli seda rääkida, et jälle, et arvad küll, et oled selle juba nagu läbi töötanud ja et see enam ei
ei too nagu mingeid selles mõttes emotsioone nagu üles, ei, täna tuli jälle, et seda lugu ikka, kui lähed sinna nagu rahulikult sinna detailidesse sisse, siis tulevad need tunded ja emotsioonid nagu uuesti sellest ajast nagu ülesse. Aga noh, eks see ole jälle selles mõttes, see on ka üks nii-öelda leina nii-öelda protsessi osasid, et seda nii-öelda korduvalt läbi käia, et iga kord, kui seda, mida rohkem on nagu läbi käidud, seda, seda lihtsamini on võimalik seda uuesti jälle nagu rääkida või näiteks just see nagu uuesti nagu läbi töötades muutub iga korraga järjest kergemaks, ma ütleks selle kohta niimoodi või kontrollitamaks ja et vahepeal ütleme, et tuleb pisar silma, aga vahepeal saab naerda ka, et see on nagu, ma arvan, selle leinaprotsessi nagu tervenemise või üks osa, et kuni lõpuks jõuda sinnamaani välja, et saadki nendest asjadest nagu rääkida nii, et noh, et pisar on silmis, aga tegelikult naerad, et selles mõttes, et see on nagu sihuke rõõmupisar või see ei ole enam see lõhkuv kurbuse pisar nii-öelda. Selline mõte nagu selle kohta. Väga väärtuslikud mõtted. Kui nüüd ma võtaks pulga üle ja võtaks kokku, aga kokkuvõtmisel palun, kuidasmoodi mõlemad siis, kuidas te võtate tänase teema kokku nii iseenda jaoks kui ka selle poole pealt, mida sa ütleksid kuulajale ja vaatajale? Ma ei tea, ma võib-olla nagu mõtlen ka, et leinad on tegelikult et on, eks ole, erinevad leinad, on ju. Et ükskõik, kas ta on nagu lemmikloom, on ju, et mida mina olen ise nagu võib-olla läbi elanud, on ju, ongi lemmikloom, on ju, lapsevanema kaotus, on ju, lapse kaotus. Ja tegelikult on ju, et ma ei tea, et ei saa nagu nii öelda, et milline lein on nagu kõige raskem lein, on ju. Et tegelikult see ongi täpselt seesama lein, on ju, mida see inimene, eks ole, praegu hetkel tunneb, on ju. Kui tal hetkel, eks ole, võib-olla ongi see kõige olulisem lein, ongi see lemmiklooma kaotus praegu, on ju. Et võib-olla inimesel ei olegi teisi selliseid leinasid olnud, on ju. Loomulikult see ongi tegelikult ju tema jaoks see kõige suurem lein, on ju. Mis iganes, tead, et me ei saa nagu leinasid võrrelda omavahel, on ju. Või et isegi see on ju, et lemmiklooma kaotus ühele ei ole võrdväärne, eks ole, et mis ta on teisele, on ju, või ka lähedase kaotus, et see ongi jah, et me ei saa nagu öelda jah, et mis sa nutad, on ju, et sul kodus või sul suri lihtsalt ainult koer ära, on ju, et vaatad, et mul suri ema ära, on ju. Et sa ei saa nagu võrrelda, aga mida nagu ühiskonnas tegelikult väga palju tehakse minu meelest paratamatult. Leinasid ei saa võrrelda.